Tere, hea vaataja ja kuulaja, on rõõm, et oled meiega. Tallinnas toimub 18. ja 19. oktoobril sel sügisel Tondiraba jäälisfestival Lootusaeg ja selle saadete seeriaga olemegi teid hoidmas kursis festivaliga seonduvaga. Ja täna on meil fookuses kristliku elu ja tunnistuse kursus ja selleks on mul siin saates külalised Erki Tamm ja Riho Kuppart, tere! Tere! Ja mina olen saatejuht Helina Voogne. Teie nagu minagi olete tegelikult ju ka selle kristliku elu ja tunnistuse kursuse koolitajad. Aga enne kui me sellest koolitusest hakkama rääkima, ma tahaksin küsida Erki kõigepealt sinu käest, et siuke suur festival on tulemas Tallinnasse, et igasuguseid festivale ja suuri üritusi on ju palju, et milleks meile üks järjekordne festival? Tegelikult selliseid festivale meil ei ole olnud. Võib-olla isegi eelmisest korrast alates Lootuse festivalist 2009 nii palju korraga inimesi koos evangeeliumi kuulamas Eestis ei ole olnud. Seekord siis 7500, eelmine kord Saku Suurhallis ligi 10 000. Teine asi on see, et seda teevad Eestimaa kirikud ja erinevad konfessioonid koos. Ka seda ei toimu iga päev. Tavaliselt mõni konfessioon või mõni kogudus korraldab. See puudutab tervet Eestit ja lõpuks mulle väga meeldib, mida Ago Lilleorg ütles, et me ju kõik armastame, isegi individualistlikud eestlased armastavad laulupidu. Ja kuigi need väikesed koorid mööda Eestimaad erinevates külmades rahvamajades talvel harjutavad seal, siis kokku tulla, see on nii meeletult hea tunne, ühendav ja seega kindlasti ühendab kristlasi lisaks sellele, et väga paljud Eesti inimesed saavad kuulda evangeeliumi. See on väga hea, et sa tood selle välja, et me kõik kogudustena, üksikisikutena oleme seal osa, et miks mina selle festivali üldse kaasa lõin, ongi see, et ma näen seda, et see festival valmistab ette igat kristlast tegelikult ja see on sama see kristliku elu tunnistuse kursus, mis koosneb 3 osast, et kuidas ma elan kristlasena, mismoodi ma jagan evangeeliumi, mismoodi ma elan selliselt, et tegelikult see kristlik elu paistab minust välja ja mismoodi ma saan ka teha järeltööd, et mida me teeme siis, kui need inimesed tulevad pärast festivali või festivalil usule või varem juba ja et mismoodi me hoolitseme nende sihukeste nii-öelda beebikristlaste siis eest. Ja teie eriti olete selle kursuse sisuga väga hästi tuttavad. Et Riho, mis sind üldse selle koolituse puhul või kursuse puhul nagu üldse pani vaimustama sellest või miks sa üldse tahtsid hakata selleks koolitajaks ja oma koguduses seda läbi viima? Jah, et mulle tundub, et praegu kui me vaatame, et kogu ajastusse on sattunud see nii festival kui kursus, et siis mulle tundub, et siin taga on üks Jumala selline vaikne, sõbralik, armastav, isalik kutse. Ja selle tõttu ma tajun, et see on kuidagi üks väljakutse kogudustele korrigeerida oma kehahoiakut. Ja selles mõttes see kursus on minu arust hästi lahe selle tõttu, et ta ei ole kõigepealt selline, nagu paljudele kristlastele tundub, et võta mingid plakatid kätte ja mine Raekoja platsile. Vaid tegelikult ta esimene, millest me räägime, on see, kas sina tunned mind, elavat Jumalat. Jumal küsib, kui sa ei tunne, tule minu lähedale. Et see on kõige esimene asi, sest meil ei ole ju kellestki rääkida, keda me ei tunne. Ja selles mõttes kristlased sageli on nagu kukkunud oma mugavusse ja ma arvan, et see juba, et me kõigepealt lähme tema juurde ja kontrollime üle, et kuidas meil on, millesse me tegelikult usume ja kas ma päriselt ka elan seda, mida ma usun. Et alles sellel hetkel Jumal ütleb, et okei, kui sa nüüd oled minuga olnud, siis sa saad minust ka teistele rääkida. Ja siis omakorda see kursuse teine osa räägib ju sellest, et aga kuidas ma räägin teistele. Ema Teresa ütles hästi vahvalt, et kuuluta evangeeliumit kõigil viisil ja kui vajas kasuta ka suud. Ehk et inimesed meie ümber näevad seda paremini, kuidas me elame, mitte seda, mida me räägime. Et võib-olla see teine pool, mis see kursus ütleb, et kõigepealt kuula sõpra inimest oma lähedal, ole tema jaoks olemas, ole lihtsalt normaalne inimene, eks? Ja siis, kui on õige hetk, sa tunned selle ära ja sa saad talle rääkida, tutvustades talle Jumalat, keda sa tunned. Ja siis 3. osa on ju selline, kus saad aru, et kui inimene on teinud otsuse oma elus, et ta tahab kohtuda elava Jumalaga, ta tahab elada temaga koos, siis meie, kes me oleme vanemad kristlased, ei jäta teda hooletusse,
vaid tegelikult me mõtleme läbi, et mis on talle vaja ja oleme tema jaoks olemas. Oleme sõbrad pärast seda ka, kui ta on selle palve teinud ja selle otsuse oma elus teinud. Pakume ka talle kogudusse sellist lihtsat head ligipääsu. Ei tee neid uksi ja ukse nagu pakkusid hästi kõrgeks. Et see on see, mis mulle tundub, et on nagu selline hea süsteemne, aga ta algab ikkagi minu ja Jumala suhtest. Just. Ja mind ennast see kolmas osa väga paelub, kus ma näen, et nii palju on vajadust just sellise, et kuidas mina tavalise kristlasena saan olla kellegi kõrval, eks ju, ja aidata tal kasvada. Erki, sa viisid oma koguduses ka selle kursuse läbi ja seal osales, ma vaatasin piltide pealt, oli väga palju erinevaid noori, oli vanu, oli mehi, naisi. Et kuidas kas sa oled juba näinud mingit kasu sellest kursusest ka või mingid lugusid? Jah, meil Kohila koguduses umbes 40 inimest võttis osa ja tegime pühapäeval üleskutse või mitmel pühapäeval ja noortejuht kutsus noori kampa. Ma nägin koha peal juba, me tegime 3 järjestikusel neljapäeval erinevad teemad eri kordadel ja järgmisel korral me juba küsisime, et kas midagi sellest, mida me eelmine kord õppisime, sa oled juba praktiseerinud seda, oled kasutanud kuidagi mingites olukordades ja inimesed hakkasid seda jagama. Et see on ka väga praktiline, et ma õpin, ma mõtlen järele, ma hakkan proovima, et kuidas see töötab päris elus ja ma arvan, et me vajame ka seda lihtsalt julgustust, et selleks ei pea olema apostel Paulus, et evangeeliumi kuulutada. Selleks võin olla mina, tavaline inimene. Ja just, aga võib-olla nüüd, kui vaatame neid kursuse ülesehitust ja neid teemasid, et minu suhe Kristusega ja niimoodi, et ma hiljuti õpetasin ka seda kursust ühes kohas ja seal oli koos hästi palju, oli ka samamoodi niisugune väga erinev seltskond, et mõned olid täitsa värsked kristlased, mõned olid juba nii-öelda vanad kalad ja siis, kui eriti, kui ma seda esimest osa õpetasin, et see on minu suhe Jumalaga, et ma tundsin, et apikene, nad ju kõik teavad seda juba, et miks ma nagu seda asja räägin, aga samas pärast tuli keegi mulle ütlema, keda ma eeldasin, kes on vana kala, et kuule, et mul oli päris mitu asja, mis ma siit korjasin üles, et kuidas teie kogemus on, et kui keegi ütleb, et ma olen juba kõiki neid asju juba tein ja tean, kas ta üldse peab selle kursuse tulema? See on, mina arvan, et täna just nimelt minusugustele, kes on 35 aastat olnud kristlane, see on kõige tähtsam. Ütleme sellest, kes on juba 10 aastat olnud usus. Miks? Me oleme ära harjunud. Meil on mingi inertsus kujunenud ja paljud kristlased on ka haiget saanud, paljud on pettunud, on asju, mis ei ole nende elus töötanud, nad on vigu teinud, eks, ja tegelikult mina arvan, et paljud kristlased, kes on vanemad, vajavad eriti täna julgustust, sellist mõnusat issi julgustust. Ütleb, et kuule kallikene, võta ennast nüüd kokku, ole hea ja ela nii ja mine näita seda välja ja ole julge. Et ma arvan, et just nimelt vanematele kristlastele on nagu eriti seda vaja. Sest noortele sageli tuleb see innukus sellisest juba, et nad on äsja ja värskelt avastanud Jumala ja Jumal teeb imesid tema elus. Aga vanemad on juba natuke nagu sellist loiuks läinud ja mina usun, et see on just nimelt see aeg, kus Jumal ütleb igale ühele natukene, et kuule, nüüd on aeg püsti ajada. Pea püsti, selg sirgeks, valmis, süda valmis, ole julge. Sellepärast ma arvan, et just nimelt sellistele vanematele kristlastele on see eriti tore võimalus tulla, värskendada, saada indu, saada uusi mõtteid, proovida, uskuda Jumalat endale ellu asju, mida on täna võimalik tunnistada. Ja ma usun, et väga paljud inimesed tegelikult kuuldes ka iga pühapäev jutlusi tunnevad, et ma ei suuda seda välja elada. Ja on juba päris tükk aega mõelnud, et aga järsku kuidagi oleks see võimalik. Ma ise pastorina ühel hetkel ütlesin, ma enam ei taha rääkida teiste lugusid, ma tahan enda lugusid. Ma tahan, et minu elus ka juhtuksid need asjad, millest kõik siin räägivad. Ja tegelikult, kui me oleme avatud sellele ja kui me ka saame mingisuguseid väga praktilisi juhtnööre või koos läbi mõelda, siis küsimus ei ole ju selles, et me peame kellelegi midagi siin maailmas tõestama või pähe määrima. Vaid küsimus on selles, et inimestel on nii palju väljakutseid, nii palju muresid, ja Jumal tahab nendele vastata. Jumal tahab osa võtta inimeste eludest. Aga kuidas? Kui mõni tema inimestest on valmis kuulama, on valmis koos palvetama, koos otsima lahendusi
ja selle üle käib ju jutt. Ja just see isiklik, eks ju, selline üks-ühele suhtlemine, et kuuldes jällegi, et on suure festival ja midagi, me tihti mõtleme massievangelismist, et või me läheme kõik tänavale kuulutama, milleks on kindlasti ka oma aeg ja koht. Aga eks meil sellest kursusest on oluline osa ka mina nagu Andreas liikumine, et Erki, kuidas sa oled seda näinud, olete juba oma koguduses ka proovinud sükest innustada inimesi olema Andreaseks? Mina olen nagu Andreas Kaart on juba eelmisest Lootuse festivalist paljudele tuttav, kuhu me kirjutame mõne inimese nime, kelle eest me eriliselt ka palvetame, muretseme, me väga tahaksime, et nad tuleksid Jumala juurde ja tegelikult see on midagi kõige loomulikumat, et need inimesed, kes on minu ümber, ma olen nende jaoks täpselt nagu sa, Riho, ütled, olemas, inimesena olemas, keda õpitakse usaldama. Siis see sõnum ka, mis meie suust tuleb, ei ole kuidagi võõristust tekitav, vaid ma tean teda. Tema sõnad ja teod lähevad kokku ja selles mõttes jah, selliseid inimesi nagu Andreas, kes juhtis ka Peetruse ja siin ennem sinuga, Riho, just rääkisime, et introverdid vahel tunnevad, et mina ei ole evangelist, siis tegelikult meil kõigil on väga unikaalsed suhted. Ja Andreas tundub, et oli introvert, sellepärast tema juhatas Peetruse selle tõelise ekstraverdi Jeesuse juurde. Ja ka selleks on vaja kedagi, kes, kuule, tule vaata, et ma siin kohtasin kedagi. Aga millist sellist mõju te loodate läbi selle kristliku elu ja tunnistuse kursuse oma kogudustesse, et näiteks kui sa vead seda koolitust viid läbi, mis sa loodad, et sinu koguduses võiks juhtuda peale seda? Mul on 2 igatsust, õige öelda. Üks on see, mis puudutab nagu igat ühte. On see, et me tõesti nagu julgeksime armastada Jumalat kogu oma südamest ja me tahame armastada inimest rohkem, kui me tahame talle midagi pähe määrida. Ja me julgeme minna selle inimese juurde ja otsida tema jaoks Jumalat abi läbi oma usu rakenduse. Otsides, palvetades, otsides tervenemist, otsides kõike, mida see inimene vajab tema kasuks kõigepealt. Et see on nagu inimlik pool, et me julgeme välja astuda ja julgeme oma armastuses nagu haavatavaks teha ennast. Eks julgeme selle ühe sammu rohkem teha nii inimese kui Jumala suunas, kui läbi selle Andreas ja nende inimeste eest palvetamise. Et see on see, et inimesed muutuvad julgemaks. Ja teine koguduse pool, et kui siis Jumal saadab meie sekka inimesi, et siis me ei ole sellised külmad eestlased, kes aastaid võib nagu inkognito olla koguduses, vaid me oleme need, kes märkavad, et ahaa, see tulid nii tore, et kogudus on valmis vastu võtma, et kogudus on valmis tegema ekstra sammu, et nendel inimestele pakkuda osadust, et nendel inimestele pakkuda õpetust, pakkuda palvegruppe, pakkuda näiteks alfakursus ja nii edasi, et aidata võimalikult hästi inimesi kasvada ja ka koguduse töös nagu käed külge panna. Ehk valmisolek on koguduses nii juhtimislikult vaja nagu kuidagi nagu läbi mõelda, aga ka inimeste nagu selle hoiakute poolt. Et mina usun, et see võib olla väga-väga suur muudatus nii meie üksikisikute kui koguduste elus, kui me teeme ühe sammu end rohkem. Väga hea, aitäh teile, et olite tulemas siia. Aitäh sulle ka hea televaataja ja kuulaja, et oled olnud meiega. Ja ma julgustan sind, et kui sa ei ole veel kristliku elutunnistuse kursusel käinud, siis mine meie kodulehele lootusaeg.com, leia sealt ürituste alt endale kõige lähedam kursus ja tule osale. Või kui sa soovid kursust kutsuda oma kogudusse, võta meiega ühendust. Ja samamoodi me rääkisime siin Andrease pühapäevadest, siis on tulemas 2 sellist üle Eesti 15. juunil ja 21. septembril, kus me saamegi just seda teha, palvetada oma lähedaste eest ja olla nagu Andreaseks. Ja 30. augustil toimub suur evangeelne noorteüritus Kultuurikatlas. Nii et palveta festivali eest, palveta selle ettevalmistuste eest ja palvetame oma mittekristastest sõprade ja sugulaste eest. Olge väga hoitud!